Nii, tere päevast ka minu poolt. Mul on väga hea meel täna siin esineda. Tegelikult nii suures auditooriumis olen väga tänulik selle eest, et mulle võimaldati. Siukest võimalust pakuti ja hea meelega kasutan ära. Minu nimi on Anna Kroomova ja ma esindan täna sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla veriteenistust, mis tegelikult pesitseb siinsamas hästi lähedal Ravi 10 tee tänaval 3. korrusel ja kõikidele tere tulemast. Ja täidan seal kvaliteeditöökohustused. Huvitav, kas keegi teist on varem doonor olnud? Tõstke palun käed. Vähemalt ühe korra. Aga kes on selle peale üldse mõelnud elus, et võiks proovida midagi taolist, et võiks olla siuke huvitav väljakutse? Väga tore. Mul on väga hea meel. Ja ütlen veel nii palju, et teid natukene motiveerida, et olen ka Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud magistrikraadi. Nii, millest me täna hakkame rääkima? Sissejuhatuseks. Arutame, kui palju meie kehas seda verd ehk siis vedelikku üldse on, millest veri koosneb, ehk siis millised vererakud meie veresoontes ujuvad. Kui on erinevad rakud, siis on ilmselt mingisugused grupikesed, neid grupeeritakse kuidagi eraldi, sellest ka arutame. Kui on erinevad veregrupid, siis suure tõenäosusega on mingi nende vaheline kas sobivus või mitte sobivus. Ja tegelikult ei pea olema arst, et päästa teise inimese elu. Võite olla näiteks doonor. Ja kindlasti arutame, kas igaühest teist saab keegi doonor olla. Natukene tuletan mõningad asjad meelde enne vere andmist, enne vere loovutust. Ja loomulikult usun küll, et pakub huvi, mis teie verega edasi saab. Ja tegelikult räägin ka sellest, et maailmas on siuke päev nagu doonorluse rahvusvaheline päev. Mis asja on see doonorlus? Veredoonorlus on kindlasti ja esiteks on vabatahtlik vereannetus ja ainult meditsiinilistel eesmärkidel. Muud asjad, ehk siis erinevad katsetused, erinevad muud eesmärgid ei ole meditsiinilised ja see enam ei ole ka doonorlus. Ja ladina keelest tõlkides doneer ehk kinkima, annetama, teisele andma. Igas kehas on umbes kuni 10% verd, mis tähendab seda, kui keskmise inimese kaal on ligikaudu 70 kilo, järelikult 70 kilogrammilises meesterahvas pakun välja, võiks olla ligikaudu 5-6 liitrit verd. Naistel on see natukene vähem, aru saada, ma arvan, miks, sest et meie naised oleme väiksemad, pisemad ja verd on meil ligikaudu 4 liitrit. Ja huvitab märkida see, et vastsündinatel on kõigest vaid ainult 250-300 milliliitrit verd. Kujutage endale ette tavaline klaas. Täpselt nii palju ongi. Millised on meil vererakud? Veri koosneb, alustame sellest, et veri on punast värvi. Seda värvust annavad meile eritrotsüüdid, mida nimetataksegi rahvakeeles punaverelibleteks. Järgmiseks lähevad valgeverelibled ehk leukotsüüdid, ametlik nimetus, meditsiiniline nimetus on neil, ja vereliistakud ehk trombotsüüdid. Eritrotsüüdid vastutavad meil gaasivahetuse eest organismis. Leukotsüüdid kaitsevad meid viiruste ja bakterite vastu, kaasa arvatud koroonaviiruse vastu, võitlevad meil organismis ja trombotsüüdid vastutavad enamuses vere hüübmise eest, korraliku hüübmise eest. Ja peab veel mainima ka selle, et meie veresoontes ujub vedelosa ehk plasma. Millised on meil veregrupid?
Nii, alustame AB0 veregrupi süsteemist ja see on nagu, kui hakata ette kujutama, siis ma pakun välja, see võiks olla nagu inimese pea. Kui on kiilakas, ehk siis ei ole mitte ühtegi antigeeni pinnal, siis on 0 veregrupp, ei ole ühtegi, väga lihtne. Kui on teatud tüüpi antigeene, näiteks siukesed nagu A-d, siis veregrupp on ka A. Kui punalibladel on antigen B, siis on veregrupp ka B. Kui on mõlemad, no siis järelikult AB. Kõik on lihtne. Järgmine klassifikatsioon on RH süsteemi järgi ja see on vereülekande seisukohalt teine oluline veregrupi süsteem. Tegelikult tuntakse juba üle 40 erineva RH süsteemi. Nendeks on siis erinevad antigeenid, näiteks suur D, neid nimetataksegi suureks või väikesteks. Suur D, suur C, suur E, väike C, väike E. Ja kõige tundum neist on loomulikult D-antigeen. Ehk siis tavaliselt töötaksegi, et näiteks 0 veregrupp, D negatiivne. Mis tähendab see negatiivne või positiivne? See tähendab seda, et punaliblades kas esinevad D-antigeenid või ei esine. Järelikult on ta RHD positiivne või RHD negatiivne. Ja ei ole õige, pean mainima ka selle, nimetada selle reesuseks. Reesused on ainult makaagadel ja nii ta on ahvidel, makaagidel. Inimestel on ainult RHD-d. Ja huvitav on see, et Eesti elanikkonnast on umbes 80% RHD positiivseid, ülejäänud siis umbes 17 on RHD negatiivsed. Nii, leidke ennast sellest nimekirjast. Veregruppide esinemissagedus Eestis. Kõige rohkem umbes 1/3 neist kõikidest on RHD positiivseid või lühidalt öeldes A positiivseid. Teisel kohal on 0 positiivseid, kõige vähem on AB negatiivseid. No, alustame, tõstame käed, tähendab, kes on meist nagu minagi A positiivne. Kas keegi teab oma veregruppi? Väga hea. Kas on meist keegi näiteks 0 negatiivne? Palju õnne. Aga AB negatiivsed oleks väga huvitav. Võib-olla lihtsalt ei tea. Siis ma pakun välja saada doonoriks. Doonori saamise hetkel määratakse teile esmane veregrupp ja RH kuuluvus. Saate kohe ka teada minu kolleegide eest. Kui on olemas erinevad veregrupid, siis järelikult nende vahel on mingisugune sobivus ka olemas või mitte sobivus. See tabel tegelikult näitab seda, et mida rohkem on neid tilgesid, kas doonori taga või teatud veregrupi, ehk siis patsiendi veregrupi taga, seda rohkem on nende vahel sobivust. Ja kui on vähe veretilgesid, siis nad omavahel ei sobi. No näiteks AB positiivsele patsiendile sobivad kõik veregrupid ja RH kuuluvused. Vabandust, ei ole. Nii, ja AB positiivne doonor sobib näiteks AB positiivsele patsiendile ja kohe kindlasti ei sobi 0 negatiivsele patsiendile. Ja üks vereannetus võib päästa mitme inimese elu. Tavalise vereloovutuse käigus kogutakse 450 millilitrit täis verd. See on siuke valideeritud, standardiseeritud rahvusvaheline kogus, mis on juba kindlalt välja selgitatud, et ei kahjusta doonori tervist. Ja Eesti haiglates tehakse ligikaudu 50 000 vereülekandeid aastas. See ei ole minu poolt välja mõeldud number, vaid Tervise Arengu Instituudi koduleheküljelt statistikast võetud. Ja kui tihti võib verd loovutada tegelikult vahe kahe vereandmise vahel võiks olla meestel ligikaudu 60 päeva, noh, eks miinimum, ja naistel 90 päeva, ma arvan, et
arusaadavatel põhjustel, miks naistel on see vahe natukene suurem. Vaatame, kas sina, ehk siis teie kõik tänaseks võiksite sobida doonoriks. Palun vastage küsimustele iseendale. Kas olete täna terved? Tunnete ennast hästi? Kehakaal on teil vähemalt 50 kilogrammi ja olete vähemalt 18-aastased, usun küll, et senikaua on kõik jah olnud. Aga kas olete täna söönud ja kas olete Eesti kodanik või elanud siin vähemalt 3 kuu jooksul? Kui kõik on jah-vastused, siis tere tulemast teisele korrusele. Pärast verre andmist soovitatav on mõõdukas füüsiline aktiivsus. Kindlasti tuleb juua rohkelt värsket tavalist vett. Vältida sauna külastamist ja ei tohi kindlasti joosta mingisugust maratoni, ehk siis üleüldse siukest raske füüsilise koormusega trenni teha. Miks soovitatakse vältida sauna külastamist? Selle tõttu, et seal toimub keha higistamine. Olete vereannetusega niigi kaotanud natukene vedelikku organismist ja see sauna külastamine soodustab selle veelgi. Ja tegelikult vereloovutus on ohutu, absoluutselt. Plasmamaht taastub pärast vereloovutust teie organismis 1 ööpäeva jooksul ja eritrotsüüdid ehk vererakud kuni 4 nädala jooksul. Tegelikult palju kiirem, aga see on nii-öelda maksimaalne aeg, ehk siis kindlasti juba taastunud. Nii, enne vere andmist kindlasti toimub registreerimine, küsimustiku täitmine. Meie soovime näha teie pildiga isikut tõendava dokumendi, selleks sobib kas ID-kaart, juhiluba või pass. Ja kindlasti on oluline vastata väga ausalt kõikidele küsimustele, et kindlasti mitte seada ka enda kui ka patsiendi tervist ohtu. Siis teostame teile pisikese meditsiinilise läbivaatuse. Küsitluse ülevaatamine toimub koos minu kolleegiga. Vajadusi natukene täpsustavad need küsimused, küsitakse üle mõningad asjad. Sellega hinnatakse teie elustiili. Määratakse näppu otsast hemoglobiini tase, mis on tegelikult praktika näitab seda, et palju valulikum kui täisvere võtmine. Ja vererõhu ja kehakaalu kontroll vajadusel. Vereloovutuse protseduur võtab kõigest ainult 10–15 minutit ja toimub poollamavas asendis. Saate vahepeal natukene puhata, ütlen ma. Ja mis sinu verest edasi saab? Kindlasti teostame teile laboratoorsed uuringud ja igale doonorile, iga vereloovutusest määratakse kindlasti, need on kohustuslikud analüüsid, veregruppi kuuluvus AB0-süsteemi järgi, RH ehk siis nõnda nimetatud reesuse faktor, eritrotsütaarsed antikehad, HIV-viirus, C-hepatiidiviirus, B-hepatiidiviirus ja süüfilise tekitaja. Kui kõik need analüüsid tulemused osutuvad negatiivseks, siis keegi teile ei helista esiteks. Teiseks, veri sobib ülekandeks ja meditsiinilisteks eesmärkideks kasutamiseks. Ja siukesed meened pakume teile peale vereloovutust, et natukene isu turgutada praegu. Näitasin teile siukest pilti ja siukese saab meie vereteenistuses Kohtla-Järve tervisemajas, siinsamas Raekoja 10 tee tänaval. Nagu ma juba mainisin ja rõhutan ja kordan veel seda, et doonorlus on vabatahtlik. Te võite ära lõpetada protseduuri mis iganes hetkel, absoluutselt, keset seda isegi. Aga palun, pidage meeles, et doonorivert ei saa tehislikult valmistada. Ja meie elus koos teiega kahjuks seda ei jõuta. Ja doonorivere allikaks on ainult teine inimene saab olla. Ja kas te teadsite, et 14. juunil võime tähistada rahvusvahelist doonorluse päeva? Miks on nii? Miks on just 14. juuni? Miks mitte 15 ega 13? Sellepärast, et aastaga 1868 sündis siuke professor nagu Karl Landsteiner,
kes on teadlane ja kes tegelikult avastaski, et inimestel on erinevad veregrupid ja me oleme kõik erinevad ka seestpoolt. Ja kui annate verd regulaarselt, saate lisada selle pidupäeva oma kalendrisse. Palun väga. Ja korduma kippuvad küsimused. Iga jumala tööpäev kuulan telefonitoru teise otsas, kuidas laekuvad küsimused, kuidas sobib kokku doonorluse vaktsiin. Ei ole kuidagi vastunäidustused. Sobivad küll. Verd saab loovutada samal päeval, järgmise, enne seda, kui siin on üks aga, kui tunnete ennast hästi. Sest kui ilmnevad mingisugused haiguse sümptomi, siis ma arvan, ei lähe enam mängu, kas tegu oli vaktsiiniga või siis mingi haigestumisega. Ehk siis doonorlus siis ei ole lubatud. Aga kui enesetunne on väga hea, tere tulemast jällegi. Ja ma nägin teisel korrusel, et te olete juba tuttavad selle plakatiga. Tegelikult Eestis on korraldatud siuke üleriigiline, minu arust väga huvitav, väga motiveeriv kampaania, mis on võistlus ja mis toimub kõikide kõrgkoolide seas, mille raames siis valitakse võitjad, kõige aktiivsem kool, ehk siis ülikool ja ülikool, kes loovutas kõige rohkem liitrites. Ja kutsun teid üles osaleda, väga aktiivselt osaleda selles kampaanias. Selleks peale vereloovutust pakume teile täita ühe pisikese ankeedi, kus on ligikaudu 4 küsimust. Väga lihtsalt, umbes nii, et ees ja perekonnanimi ja õppekoht ja kogu lugu. Ja siis toimub loosimine. Aga tänan teid väga. Edu ja jõudu!